Ma kuulsin, sa hüüdsid mind teisel pool vett. Must kass on Rannapi ja Nõgisto vahelt läbi jooksnud mitmeid kordi. Esimene neist oli juba möödunud sajandi 70-ndate teises pooles. Kui ma kuskil 76-7 aastal äkki kuulsin raadiost, esineb ansambel Ruja, kes esitab oma uut salvestust, siis see tuli mulle ikkagi šokina, sest et mina teadsin, et ma mängin edasi selles ansamblis ja juhatan seda ja olen ainu helilooja, ma ei olnud kuhugi sealt lahkunud, et ma kutsusin Margus Kappeli mängima klahvpille etenduses Protsess, mida tuli 100 etendust, gastrollid sellega, nad kontsentreisid. Mul oli samal ajal minna vaja rahvusvahelisele konkursile Saksamaale ja õpingutele, magistriõpingutele Moskva konservatooriumisse, et ma ei saanud tõesti selle protsessis osa võtta, aga mina ansamblist ei lahkunud, veel lihtsalt Kappeli ma leidsin enda asemele mängima ainult selles etenduses ja jäin edasi heliloojaks, klahvpillimängijaks ja juhiks loomulikult, et kui minu vaatenurgalt on tegemist minu loodud ansambli ja minu pandud nime nagu varastamisega ja kasutamisena ka sellega mingi lihtsalt projekti müümisena, siis kindlasti Jaanus Nõgiste poolt vaadatuna on olukord teine. Temale kindlasti tundub, et kuna tema on kõige kauem mänginud seal ansamblis, siis on tal õigus selle nimega teha, mis tahab, nii et eks ma püüan temast aru saada, aga ma ei kiida heaks tema teatud teguviise. Suurema osa Ruja tuntud lauludest on kirjutanud Rein Rannap. Tuli Nõgistoga on aga sama vana teema, et kes tohib kasutada Ruja nime. Rannap peab Ruja enda omaks, sest tema on sellega kõige rohkem vaeva näinud. Nõgisto on aga kõige kauem Ruja erinevates koosseisudes mänginud pillimees. Mina, eks ole, ei näe Rujat mingisuguste erinevate perioodidega, kui ma olen mänginud kõikides nendes. Ma näen seda ühtse protsessina, see on originaalne Eesti muusika, eestikeelne väärtekst ja sõnum, mida teevad vabad inimesed. Sellist muusikat ei saa teha pärisorjad, makstud muusikud, seda saavad teha vabad inimesed. Ja see on ka põhjus, mis pärast see väljakutse mulle praegu sümpatiseeris. See on põhjus, mis pärast ma olen nõus üle elama ka täiesti vältimatut konflikti seisundit Reinuga. Mina pean Rujat nagu õige mitmete inimeste ühisloominguks. Ja ta on muutunud omamoodi ka teatud põlvkonna südametunnistuseks. Nii või teisiti, mõlemad mehed on leppinud sellega, et neil on eriarvamusi muusikast ja erinevad nägemused mitmeski osas. Õnneks on aga mehed leidnud üksmeele selle suviseks kontserdiks Lauluväljakul. Ma arvan, et meie muusika kindlasti sobib väga hästi sellele kuupäevale, kuivõrd kõige pimedamas stagnatsiooni ajal meie naiivsete noorukitena ikkagi uskusime, et midagi muutub ja midagi on võimalik murda ka oma pisikese tegevuse kaudu ja tegime seal ideoloogiliselt vastaseid laule ja muuhulgas ka rahvuslikke laule. Nii et need kindlasti kokku sobivad väga hästi, need kuupäevad. Kui kiiresti tuli sinult see jah? Loomulikult ma mõtlesin, minu eest jooksis läbi terve mängufilm, eks ole, sest ja see ei olnud tingimata alati rõõmus, lõbus ja äge. Ando Runnel on kunagi öelnud, et kirjutanud õigupoolest, et egas kunst ei ole elu, kunst on ainult vahtsupi peal, aga teinekord võib juhtuda niimoodi, et see vaht keeb väga tugevalt sinna supi sisse ja paraku on minuga see nii juhtunud. 20. augustil on palju aega, me jõuame vaielda, kokkuleppele jõuda väga paljudes asjades, aga üks asi, milles me leppisime kohe kokku, et me teeme selle kontserdi, me oleme koos laval, meid külastavad erinevad lauljad, erinevad Ruja endised muusikud, erinevad tänapäeva noored muusikud ja mul saab selle üle ainult hea meel olla.